tere tulemast tagasi Geocachini saatesse GNS TV-s. Värsked uudised. Üks Iisraeli kodanik tapeti ja vähemalt 6 inimest sai vigastada mitmeosalisel terrorirünnakul Kohav ja Iiri lähedal täna hommikul. See asub riigi keskosas. Tundub, et 2 araablast, kellest vähemalt ühel oli Iisraeli kodakondsus, avasid tule vähemalt 6 erinevas kohas. Shomroni regionaalnõukogu teatel avasid terroristid tule Salfiti kogukonna valvuri pihta enne põgenemist. Me püüame endiselt kõiki üksikasju kokku panna, kuid peamine on see, et iisraellased olid täna hommikul taas sihtmärgiks kõikjal Iisraelis, Samaarias ja riigi keskosas. Kollase numbrimärgiga saab Iisraeli araablane vabalt igal pool liikuda. Endiselt pole teada, kuidas ta piirkonna kontrollpunktist läbi sai, kuid Iisraeli isikutunnistusega on see palju lihtsam. Nüüd, sõbrad, pühapäev on Iisraelis tööpäev. See on väga kiire päev. Sul on sõdurid, kes lähevad tagasi oma baasidesse, sul on lapsed, kes lähevad tagasi kooli. Nii et see terrorist, kasutades ära fakti, et tal on Iisraeli numbrimärgid ja Iisraeli isikutunnistus, suutis korraldada rünnaku 6 erinevas kohas. Üks terroristidest tapeti taas. Teine terrorist võeti vahi alla. Ja siin Iisraelis on olukord väga pingeline, kui alustame uut nädalat. Loodame ja palvetame, et see ei ole mingisuguse terrorirünnakute laine algus, millega me kahjuks oleme liiga hästi tuttavad nii Juudamaal ja Samaarias kui ka kogu riigis. Kõigi selle juhtumi, selle rünnaku viimaste uudiste kohta minge kindlasti lehele jns.org, et saada lisateavet niipea, kui see on saadaval. Terrori teemal see pidi olema esimene lugu, millest me räägime, kuid kahjuks on see tänahommikuse rünnaku tõttu hoopis teine lugu. Kuid 2 Iisraeli teismelist tüdrukut sai vigastada, üks neist raskelt, kui araablasest terrorist rammis neid oma sõidukiga. See juhtus eelmisel pühapäeva õhtul Gush Etzioni ristmikul, see asub Juudamaal. Magen Davida Doomi meedikutelt saadud andmetel evakueeriti 2 kannatanud Shaare Tzedeki haiglasse Jeruusalemmas. 17-aastane tüdruk oli raskes seisundis alakeha vigastustega, samas kui 15-aastane sai mõõdukaid näovigastusi. Jällegi, 2 tüdrukut bussipeatuses ja neid rammis tahtlikult araablasest terrorist. Iisraeli kaitsevägi teatas, et sõdur neutraliseeris terroristi väga lühikese ajaga, tänu Jumalale selle eest. Seda tegu toime pannud araablane, 31-aastane Hebronist, suri hiljem oma vigastustesse, kuna sõdurid tegutsesid seal väga kiiresti. Iisraeli kaitsevägi viis pühapäeva õhtul Hebronis läbi haarangu terroristi kodus, küsitledes tema pereliikmeid ja tuttavaid. Eelmisel pühapäeva õhtul istusin diivanil, vaatasin televiisorit ja äkitselt sain oma telefoni teateid võimaliku terrorirünnaku kohta Gush Etzioni ristmikul. See on sõna otseses mõttes vaid umbes 2,5 kilomeetri kaugusel minu kodust ja mõne minuti pärast kuulen kiirabiautosid. See ei olnud lihtsalt üks sireen, vaid kiirabiautod sõitsid järjest umbes 5 minutit. Ja mis siis juhtus? Araabia džihadist, kes kasutas oma autot relvana, otsustas sõita oma sõidukiga otsa noortele tüdrukutele, teismelistele, kes ootasid bussi või küüti. See ongi meie reaalsus siin ja ma loodan taas, et see ei ole mingi uus laine. Oleme näinud sarnaseid autoga rammimisi islamistide poolt üle kogu Iisraeli ja tegelikult kogu Euroopas. Ja ma ei pea teile meenutama 11. septembrit 2001, kui kasutati lennukeid, mitte autosid, aga põhimõte on sama, transpordivahendeid kasutatakse relvadena. Eesmärk on tappa, külvata hirmu ja tekitada paanikat. Ja miks rammida neid tüdrukuid? Sest nad on juudid ja nad on Iisraeli kodanikud. Sest me oleme praegu sõjas Iraaniga, sõjas Hezbollahga Liibanonis ja kõigil teistel rinnetel. See rünnak sai kõigil suurematel telekanalitel oma tippaja uudiste saadetes umbes 15 sekundit kajastust. Viimati kuulsin, et tüdruk, kes sai raskelt vigastada videooperatsioonile. Inimesed peavad mõistma, et selle tüdruku ja tema pere reaalsus võib sõltuvalt tema vigastuste ulatusest olla igaveseks muutunud. Ärme alahinda seda rünnakut lihtsalt sellepärast, et keegi, jumal tänatud, ei saanud surma. Kahjuks täna hommikul keegi siiski hukkus. Rünnaku eesmärk Gush Etzionis oli tappa. Lihtsalt sellepärast, et terroristile ei õnnestunud täielikult, ei tähenda, et me peaksime juhtunut pisendama. Ja muide, selle tulemusena saab tema perekond nüüd Palestiina omavalitsuselt palka nende maksa tapmise eest programmi raames. Kogu oma ülejäänud elu jooksul saavad nad Palestiina omavalitsuselt igakuist toetust.
Ma tahan lihtsalt kiita Gush Etzioni ristmikul valves olnud sõdureid, kes kõrvaldasid terroristi ja hoidsid ära veelgi suurema veretöö. Enamikul neist juhtudest on terroristil samuti relv kaasas, kas püstol või nuga. Ja pärast seda, kui ta on oma autoga otsa sõitnud, tuleb ta välja ja üritab haavatuid lõpetada. Tänu Jumalale Iisraeli kaitseväe eest, kes hoiab ära umbes 95% kavandatud rünnakutest Juudamaal ja Samaarias. Aga me kõik peame jääma valvsaks, sest paljud meie naabrid tahavad kahjuks, et meid maa pealt pühitaks. Ja tänane hommik oli sellele lihtsalt veel üks tõestus. See, mis täna juhtus Gush Etzionis ja Iisraeli keskosas, on üks terrorismi vorm. Ja viimaste nädalate jooksul oleme rääkinud paljudest teistest terrorismi vormidest. Põllumajanduslik terrorism, kus araablased püüavad juudi ajalugu kustutada, hävitades arheoloogilisi paiku. Oleme varem rääkinud keskkonnaterrorismist, kus Palestiina omavalitsuse all elavad araablased põletavad oma prügi, saastavad õhku ja lasevad toore reovee ojadesse voolata. Ja nüüd, kui temperatuurid tõusevad ja Iisraelis on suvi, peame tegelema terrorismiga tulekahjude ja süütamiste näol. See juhtub igal aastal. Kui väljas on palav ja kõik on kuiv, üritavad Juudamaal ja Samaarias ning teistes riigi osades araablaste rühmad Iisraeli maha põletada. Siin on selle nädala raport Hatzulah Juudamaalt ja Samaariast, tuntud ka kui piirideta päästjad. Mitmed juhtumid Samaarias ja Jordaani oru piirkonnas. 10 kahtlustatavat süütamiskohta Gilaadi teel Samaarias. Jordaani orus aitavad kustutustöödele kaasa tuletõrjelennukid ja helikopter, et kustutada varem puhkenud tulekahju. Tuletõrjujad on saanud kontrolli alla tulekahju Har Bracha lähedal. Jällegi tagasi raporti juurde siin Hatzolah Judea ja Samaariast. Gilaadi teel Samaarias tegutsevad tuletõrjujad praegu 4 peamisel tulekahju kohal sellel marsruudil. Tee on kaetud tiheda suitsuga ja meeskonnad töötavad tulekahjude kustutamise nimel. Samaaria ringkonna politsei on kohapeal ja juhib liiklust mööda teed. Iisraeli tuletõrje ja päästeteenistuse tulekahju uurija on sündmuskohal ning on seni tuvastanud 10 eraldi süttimiskohta. Tuletõrjujad ja vabatahtlikud, keda abistavad Iisraeli looduse ja parkide ameti meeskonnad ning kohalikud talutöölised, töötavad tule kustutamisel, mis puhkes varem Ein Sukati allika lähedal. See asub Jordani orus. Meeskonnad teatavad 3 aktiivsest tulejoonest ja rasketest maastikuoludest, mis mõnes piirkonnas takistavad maapealseid kustutustöid. Eladi tuletõrjeeskadroni lennukid ja Iisraeli politsei õhuüksuse helikopter abistavad tule kustutamisel. See oli vaid üks raport ühes päevas sel nädalal. Sõbrad, nii on kogu suve vältel. Vaja on vaid mõnda tikku ja süttematerjali. Mõnel juhul visatakse süüdatud rehve juutide viljapuuaedadesse ja põldudele. Ärgu olgu selles mingit kahtlust. Valdav enamus neist juhtumitest ei ole juhuslikud tulekahjud. Need on katsed põletada maha juutide viljapuuaedu, põlde ja isegi kodusid ning lõppkokkuvõttes tappa juute. See on lihtsalt ja selgelt veel üks terrorismi vorm ning seda nimetatakse süütamiseks. Ja seda võib olla kõige raskem ära hoida, sest see juhtub sekunditega ja levib üle kogu meie kuiva maa. Juuda ja Samaariamaa kogukonnad on sellest reaalsusest hästi teadlikud. Paljudel on tulekustutusvankrid ja muu varustus just selle probleemiga tegelemiseks, kuid see ei ole lollikindel süsteem. Loodame, et sellel rindel tuleb vaikne suvi ja loodame, et need, kes üritavad Iisraeli riiki maha põletada, tabatakse õiguskaitseorganite poolt. Liikudes edasi, vahistasid sõjamäelased, kes tegutsesid Iisraeli kaitseväe ja Iisraeli julgeolekuameti luureandmete põhjal 3 terroristi, kes valmistusid korraldama suurt rünnakut Samaariamaa Menashe piirkonnas. Hiljem avastasid sõdurid maa alla peidetud improviseeritud tulirelva. Vaatame seda klippi Iisraeli kaitseväelt. See on vaid üks raport ühest selle nädala julgeolekuoperatsioonist selles piirkonnas. Ma ei oska öelda, kui palju sarnaseid operatsioone viivad Iisraeli kaitseväe vaprad mehed ja naised igal ööl läbi. Ja see ongi tõeline erinevus Juudamaa ja Samaariamaa ning Gaza vahel. Selles piirkonnas saab Iisraeli kaitsevägi minna iga kord, kui luureandmed viitavad peatselt toimuvale rünnakule, koha peale ja tegutseda. Gazas ei olnud meil kohal vägesid ja Hamassel oli vaba voli ehitada terroritunneleid ning toota rakette, mis viisid 7. oktoobri sündmusteni. Jätkame palvetamist meie sõdurite heaolu eest, kes kaitsevad meid siin Iisraelis ööpäevaringselt. Ja veel üks raport Palestinian Media Watchilt, mis käsitleb Iisraeli vastast vihkamist ja vägivallale õhutamist meie niinimetatud rahupartnerite poolt Palestiina omavalitsuses. Mai lõpus esitas ametlik Palestiina omavalitsuse televisioon taas üleskutse juutide hävitamiseks. Ja ei, nagu BMW ütleb, see ei ole video Natsi-Saksamaalt 80 aastat tagasi.
see on lääne rahastatud Palestiina omavalitsus vaid 10 päeva tagasi. Nagu teatatud, on ametlik Palestiina omavalitsuse televisioon taas eetrisse andnud PA usuliidri palve juutide hävitamiseks, mis on muutumas selle kanali mantraks. Nagu see usuline ametnik ütleb, tsiteerin, loe nad kokku ja tapa nad ükshaaval ning ära jäta ühtegi alles. See on ametlikust Palestiina omavalitsuse televisioonist 22. mail 2026. Vaatame seda klippi. Jumal, kinnita meie jalgu ja anna meile võit uskmatute üle. Jumal, ära jäta ühtegi ülekohtust karistamata maailma issand. Jumal, karista oma ja oma usuvaenlasi. Jumal, loe nad kokku ja tapa nad ükshaaval ning ära jäta neist kedagi. Nagu BMW ütleb, peaks üleskutsed genotsiidile olema igal usutseremoonial täiesti lubamatud. Ometi on Palestiina omavalitsuse mošeedes need üleskutsed iisraellaste ja juutide vastu tavalised ning neid võimendatakse kõigile palestiinlastele ametlikus PA televisioonis. See nähtus on eriti ohtlik, nagu BMW on näidanud, sest üle 90% palestiinlastest peab end usklikuks. Kuna Allahi sõna ei saa kahtluse alla seada, siis Palestiina omavalitsuse sõnul öeldakse regulaarselt, et juutide tapmine on islamiusulise jumala teenimise vorm. Ainult viimase 2 aasta jooksul on Palestiina omavalitsuse televisioonis Palestiina omavalitsuse usutegelased vähemalt 8 korda eetrisse andnud jutlusi, milles palvetatakse juutide hävitamise eest, viimati 22. mail. Küsimus on selles, kui kaua jätkavad riigid Palestiina omavalitsuse rahastamist imesi, kui nende raha läheb vihkamise ja õhutamise toetamiseks. Kui kaua lubab Iisrael Palestiina omavalitsusel jätkata, kui see on tegelikkus? Ma saan aru, et me oleme praegu sõjas mitmel rindel, kuid kui olukord Iraani, Liibanoni ja Gazaga rahuneb, peame pöörama tähelepanu sellele tegelikkusele, mis ei ole meie piiridel, vaid meie piiride sees. See on kestnud juba üle 30 aasta. Juba aastal 2000 puhkes see teise intifadana või nagu mina seda nimetan, Oslo sõjana. Jah, Iisraeli kaitsevägi peatab füüsiliselt 95% rünnakutest, kuid siin räägime me järgmise põlvkonna laste ajupesust Palestiina omavalitsuse sees. Kuid nagu ma ütlesin, on midagi, mida saab teha. Kui neil pole rahastust, ei saa nad seda jama toota ja kui Iisrael ütleb aitab küll, võivad nad kogu selle asja kinni panna. On aeg mõelda meie naabrite tulevikule, sest see, mida nad näevad televisioonis, sotsiaalmeedias, koolides ja mošeedes, mõjutab järgmise põlvkonna elu siin Iisraelis. On aeg see kõik lõplikult kinni panna. Nüüd, järgmine lugu ajab mul tõesti vere keema. Siin on Times of Israeli laupäeva õhtune pealkiri. 9 palestiinlast sai vigastada asunike märatsemise käigus Havaras. IDF-i sõdureid nähti meest peksmas. See on pealkiri. Ja siis, muide, alles artikli lõpus öeldakse, Iisraeli kaitsevägi teatas, et sõdurid ja piirivalvurid saadeti mitmesse kohta Havaras pärast seda, kui saadi teateid Iisraeli tsiviilisikutele kuuluva kariloomade varguse kahtlusest. Ma üritan endiselt detaile kokku panna, aga artikli pealkiri ei ütle midagi selle kohta, kuidas see algas. Nimelt, juute rööviti, nende kariloomad varastati. Ja veel kord, ma ei õigusta vägivalda, aga ma ütlen, et pealkiri süüdistab juba niinimetatud asunikke. Alles hiljem mainitakse muuseas, et juudid olid need, keda rünnati. Artikkel tsiteerib kogu aeg ka Palestiina omavalitsuse uudisteagentuuri WWAFA. See on seesama Palestiina omavalitsus, mille usujuhid kutsuvad üles juutide tapmisele. Ja nemad on need, keda sa usaldad usaldusväärse teabe saamiseks. Inimesed, mitu korda oleme viimastel nädalatel rääkinud väidetavast asunike vägivallast. Ja alles hiljem öeldakse meile, et rünnaku ohvriteks olid hoopis juudid. See pealkiri on täiesti eksitav ega kajasta loo tegelikkust. Ma saan aru, kui tahad öelda, et oled vägivalla vastu. Sellest saan ma väga hästi aru, aga meedia peab kajastama seda, mis tegelikult juhtus. Ja nad ei tee seda. Ja samal ajal kasutatakse ebausaldusväärset niinimetatud uudisteagentuuri ametlikus Palestiina omavalitsuse uudistekanalis. Minu mõte on, ole ettevaatlik sellega, mida sa loed. Liigume edasi, ajalooline hetk Binjamini kultuurielus. Binjamin, muidugi, piirkond kohe Jeruusalemmast põhja pool. Järgmisel kuul avatakse uus Telmo nimi amfiteater Aaroni metsas. See asub Tolevi Telmo nimi piirkonna südames. See koht on suurim esinemiskompleks, mis on Binjaminis rajatud ja hakkab teenindama piirkonna elanike kultuuriürituste, vabaajategevuste ja etendustega kogu aasta vältel.
kui kõik tööd on lõpetatud, mahutab amfiteater kuni 3000 pealtvaatajat, muutes selle piirkonna suurimaks esinemispaigaks. Uus amfiteater, mis on esimene omataoline Benjaminis, võimaldab esmakordselt piirkonnas korraldada suuremahulisi etendusi ning toob juhtivad artistid ja esinejad Benjamini südamesse. Miks ma siis räägin teile lugu uuest amfiteatrist? Kas see on tõesti maailmas esiuudis? Ja vastus sellele on kindel. Jah, sellised projektid tõestavad, et Iisrael investeerib juudi elu püsivusse selles piirkonnas. Ei räägita enam tagasitõmbumistest, järeleandmistest ega uue riigi loomisest Jordani ja Vahemere vahele, mis oleks muidugi terroristlik riik, mis kõrguks Tel Avivi kohal. Oleme seda teed varem käinud ja see on viinud tuhandete iisraellaste surmani. Andsime maad ära, aga rahu me ei saanud. Saime sõja ja terrorismi. See 3000 kohaline vabaõhu amfiteater on veel üks sümbol juutide püsivast kohalolust meie esivanemate piibelikul südamaal. Palju õnne Iisrael Gantsile, Benjamini regionaalnõukogu juhile ja kõigile mu teistele sõpradele seal piirkonnas. Siin on veel üks näide juutide püsiva kohaloleku rajamisest Juudamaal ja Samaarias. Kfar Tapuachis avati uus Yeshiva gümnaasium 2026-27 õppeaastaks. Seda hakkavad haldama Bnei Akiva Yeshivad ja Ulpanoti keskus pärast seda, kui võrgustik võitis Samaaria regionaalnõukogu välja kuulutatud hanke. Uus asutus nimega Bnei Akiva Yeshivat Tapuach hakkab teenindama Kedma bloki õpilasi, sealhulgas Kfar Tapuachist, Rehelimist, Migdalimist, Nofenehemiast, Eviatarist ja Rehavamist pärit õpilasi ning ka teistest piirkonna kogukondadest pärit noori. Yeshiva asutamine on osa regionaalnõukogu 5-aastasest haridusplaanist, mille raames investeeritakse 10 miljoneid seekleid haridussüsteemi arendamisse ja uuendamisse ning piirkonna kiire kasvu ettevalmistamisse. Keskkool avatakse sel sügisel Samaarias. No ja siis, kas see on uudisväärtusega? Esmapilgul mitte. Aga nagu ma ütlesin, loos amfiteatrist on see veel üks näide tuleviku seemnete külvamisest, et see osa riigist jääks põlvkondadeks juutide kätte. Jah, valitsused võivad oma meelt muuta ja me kõik nägime 2005 aastal Gush Katifis Gazas ja Põhja-Samaarias, kui kõik juudid ja nende kogukonnad viidi välja ning kodud hävitati. Aga mida rohkem me neid piirkondi oma riigi osana tunnustame, seda vähem on see võimalik. Ja ühel päeval, väga varsti, täielik Iisraeli suveräänsus selle piirkonna üle. Aitäh, et liitusite meiega siin Juudamaa sündmusel JNS TV-s. Tahan tänada inimesi, kes töötavad siin kulisside taga. Produtsent Barbara Kamenov, insener Aaron Wagoner, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, jaamajuht Juri Sveretski ning meie videomonteerija Olga Sinatov. Suur tänu, et meiega liitusite. Kindlasti külastage JNS TV-d, et näha kogu seda suurepärast sisu. Minge aadressile jns.org, et saada värskeimad uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Jätke meile super thanks ja kindlasti tellige kanal. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin Judeocationis ainult GNS TV-s.